Tere kõigile, mina olen Maicel Astur, olen professionaalne MMA võitleja. Viis 0 rekordiga praegu, loodetavasti juba, kui te seda vaatate, on mul 6-0 rekord. Olen lisaks sellele ka treener, olen isa, olen sõber, olen vend, olen poeg, olen kõik. Olen endine kickboksija, lülitasin ümber MMA-le peale seda, kui tundsin, et kickboksi karjäär oli lõpusirgel, tundsin, et vajan vahetust ja siin me oleme. Ja see kõik on siis minu teekond rajuni ja milline see välja näeb ja milline on ettevalmistus, milline on kõik see möll, mida te vaatama tulete 11. aprillil, nii et nautige ja let's go! 30 on päris palju ikka reis, ka mehe onus juba noh. Aga ühtepidi nagu ei, aga teistpidi on ikka veider reis, veits ikka noh. Ma ostsin need püksid, kui ma olin esimest korda Hollandis treeniklaaris, vähemalt 10 aastat on, ma arvan, vähemalt reaalselt. Võib olla ka vabalt 12 juba ka ei väestaks. Ei kujuta ette, mitu korda ma olen üritanud neid pükse ära lisata nagu. Nad on olnud juba peaaegu nagu kohe prügikastid, siis ta leiab mingi vabanduse, et miks need ei peaks mul nagu äraviskamisele minema. Sest nad on põhimõtteliselt terved. Nii jumedad. Mina olen Anette, ma olen Maiceli kihlatu ja Maiceli lapse ema. Ma arvan, et võrreldes nagu trennis, kus ta on hästi siuke range ja karm, siis kodus ta pigem on selline pehmem, eriti jetega. Aga muidu ta võtab kodustes asjades hästi palju vastutust ja otsused jäävad tihtipeale tema peale. Ta on nagu mees olema peab. MMA-sse üleminek oli nagu, ma arvan, see oli väga õige otsus, sest et kickboksist ta justkui sai sinna, ütleme peaaegu tippu, aga ikkagi nagu miskit nagu jäi puudu või ma ei tea, nagu MMA-s ma näen, et tal on nagu justkui nii palju rohkem seda arenguruumi seal ja veel rohkem ennast nagu paremaks teha ja õppida nagu veel rohkem, et kui ta samamoodi jätkub, nagu ta praegu teeb, siis ma arvan, et tal on nagu väga suur tulevik e-spordiga seoses. Mina sündisin Tallinnas. Mul vanemad ja vend on siis sündinud Võrus, aga jääbst enne minu sündimist kolisid Tallinnasse. Nii et olen Tallinna poiss, ei ole mingi maakas, see on peamine. Aga lapsepõlv siuke, tavaline, väga aktiivne, nagu vennaga mõlemad, 2 poissi majas, möllu sai kõvasti, tegime lollusi, aga suures pildis ma arvan, mingi etapil rohkem probleem, see on pubekaeas, aga muidu ma arvan, siuke pigem hea laps ja ma arvan, et Mairo tekitas vanematele kõvasti rohkem peavalu kui mina. Nagu alustasin üldse kunagi ammu, Mairo tegi judot. Ja väga huvitav, et Mairo tegi samal ajal judot, kui tegi Kristjan Tõniste. Nad tegelikult olid nagu vist kaaluklass oli erinev, nad samal ajal võistlesid ja Mairo oli väga hea judos, väga hea. Aga ja siis läksin mina judosse, ma ei olnud üldse hea. Ma olin nagu, see on minu trenn, see on minu kohta, kuna Mairo käis, siis pandi mind ka linnahallis toimus judo. Naine Toni andis meile trenni minu arust, mulle andis kindlasti, näete, kas Mairole andis ka, Mairole ka vist. Igatahes, see oli vist Toni judo kool või mingi siuke, igatahes ja siis ma olin judost nii kehv, et see on nagu, ma teadsin kohe, et see pole minule, aga kuidagi ma läksin sinna ja siis ma käisin võistlustel ka ja siis mingi tüdruk viskas mu üle pea midagi ja ma mõtlesin, kuule, unustage ära, nagu see ei ole minu teema, mida mängime lollisid. Siis ma ütlesin vanemate ei, et ma tahan lõpetada, vanemate ei, et ei lõpeta, nagu meil on, mis vanemate puhul oli see, et nagu vanemad ei ole nagu neid teinud ka noorena sporti nagu, aga nad ei ole nagu selles mõttes, nad ei tee nagu sporti jäänud peale seda, kui nad hakkasid nagu oma elu elama, nad ei teinud sporti edasi. Nad tegid nagu noorena sporti ja see on kõik, aga nagu meil nad nagu käskisid teha. Nad ei öelnud, sa pead nagu, me pidime midagi tegema, sa ei saa lihtsalt, sa nagu ei tee midagi. Et me mingit trenni pidime tegema. Kui oli judo, siis ma ütlesin, ma ei taha judot, ma tahan lõpetada, ma vist
me mängisime päris palju jalgpalli, mõtlesime, ma tahan minna jalgpalli vist, nagu oligi mingi siuke case. Ja siis ma ütlesin vanematele, ma ei taha. Ja siis oli, et ei, et noh, et umbes, et mis siis edasi, siis ma ütlesin, ma tahan jalgpalli, siis okei, siis lähed sinna. Siis ma pidin seal olema nagu ja siis ma läksin jalgpalli. Siis Mairo vist natuke tegi judoga, Mairo oli tõesti hea, ta võistles ka ja võitis ja oli tõesti hea nagu. Ja siis Mairo ühel hetkel lõpetas ära, ütles, kui ma ei taha rohkem, ma tahan ka mingi jalgpalli ja siis me läksime mõlemad jalgpalli ja siis me olimegi põhimõtteliselt kogu aeg päevad läbi ainult staadionil. Kuna vaatasime UFC-d, kõik oli vinge, ma tahtsin sama hakata tegema. Aga kui ma jalgpallis nagu väga nagu tegelikult oli nagu heas kohas, mängisin nagu Flora duublis, esiliigas oli nagu hea, ma olin nagu osav, aga ma ei olnud kunagi nagu või ma teadsin, et ma ei jõua nagu, ma ei teeni sellega raha kunagi, see ei ole see, mida ma päriselt teen, ma arvan. Nii et ühel hetkel sain aru, et on lagi ees ja siis otsusin lõpetama, tegin mingi pausi, proovisin korra kickboksi nädal aega. Olin mega elevil, nagu ütlesin kohe, et see on nagu nii äge, ma tahaks täiega teha seda. Läksin tagasi jalgpalli, tegin meile äkki 2 nädalat trenni, ütlesin, et kõik. Läksin üle siis kickboksi, taiboksi ja siis sealt läkski põhimõtteliselt kõik käima. Sealt hakkasin kohe võistlema, kuna ma harjumus võistelda oli nii sees. Ma olin harjunud, et ma kogu aeg, iga nädalavahetus mängin jalgpalli, see oli nagu loomulik, et ma teen trenni ja võistlen ka. Kuna Mairo oli ka seal, siis ma arvan, et seal meie nagu see, nagu me olime väga nagu mingist vanusest. Ma arvan, kui mina sain siuke 15-16, siis Mairo hakkas nagu rohkem aktsepteerima mind nagu vennana. Enne ta nagu vist me nagu saime läbi, kõik oli äge, me tegime kõike koos, aga nagu ühel hetkel Mairo sai vanemaks, ta hakkas oma asju ajama ja siis nagu ma olin see väike vend, kes taga kaasas proovis olla, aga ühel hetkel nagu ma olin juba siukses eas, kui ma suutsin ka normaalselt juttu rääkida, siis Mairo võttis mind nagu oma punti ja siis Mairo sõbrad said minu sõpradeks ja nii edasi. Ja siis, kui me läksime veel nagu hakkasime koos tegema sama sporti nagu fight sporti, siis ma arvan, Mairo nagu eriti nägi seda nagu võimalust, et midagi koos teha ja siis me olime juba nagu sukke saabas ja nagu sama nagu praegu lõpuni välja on olnud, nii et või siiamaani, siis mitte lõpuni välja, siiamaani on olnud, et sukke saabas, et ja siis oligi kickboks kuni 2023 aasta ja siis tegin muudatuse MMA-sse. Meil omavahel oli ikka väga palju kaklusi ja see rivaalitseme just, et nagu ükskõik mida me tegime omavahel, siis üks pidi võitma, et seal ei saanud olla näiteks viik, et viik on nagu kaotus, et seal viik ei saanud olla, et kaklusi oli väga palju, et see, ma arvan, et see üks nagu põhjus oligi, miks ma arvasin, et kui me saame täiskasvanuks, et me ei saa läbi, oligi just sellepärast, et kaklusi omavahel oli väga palju. Et kui ta alustas võistlusspordiga, kuni selle hetkeni ta hoidis, nagu noorena ta hoidis ikkagi väga endasse, aga nagu võitlussport temale andis kindlasti juurde enesekindlust, et oskab ennast paremini väljendada ja pigem on see nüüd, et tal on niisugune mölapidamatus tekkinud, et kui ta noorena nagu üldse ei rääkinud väga, siis praegu ta ikka räägib kõigi eest, ja pigem nagu julgelt avaldab enda arvamust ja soove, unistusi ja nii edasi. Tahaks niimoodi, et hommikul ärkad seal mingi 9 aeg ja siis teeks hommikusöögi rahulikult, paneks valmis, läheks trenni, teeks esimese trenni ära. Aga tavaliselt päris tihti on ikka nii, et hommikul pigem ärkad, pead veits kiirustama, kiire hommikusöök, põmm jookseb kohe, kui mingi trenni ja siis teed ise trenni, et pigem on rohkem seda. Aga ideaalis rahulik hommikusöök ja siis trenni alles, et saaks mõnult käima ennast, ei peaks kiirustama. Meile trennis õpetasin MMA põhigrupis, õpetasin anakondat ja taarsi ja siis muidugi nagu lasin endale anakonda peale panna, siis ütlesin, davai, okei, see on anakonda, näe, davai, täpi välja mind, peale anakonda, siis davai, näitan põgenemist, siis alguses näitasin niisama põgenemist, siis davai, pane peale, et ma ka näitan, et tehnika toimib ikka. Ja siis iga kord täppi nagu oligi, kogu aeg oli kägistus kõri peal. Läksime õhtul, läime sõpradega kokku. Muidugi mina ei võtnud jooki, kuna täna õhtul veist naudin, kuna sünnipäev on, aga eile ei võtnud. Aga siis muidugi muusika peksis ja kui Mairo ja sõbrad võtsid, siis võeti kõigist üle karjuma terve õhtu, kogu aeg. Siis mängisime tartsi. Ma olin 2-3 tundi, pead kõigist üle karjuma ja näed, ongi täna hääl ära ja nüüd lähen võistlustele, peame karjuma. Siis õhtul veel karjun kindlasti midagi kõigile seal, nii et homme häält ei ole kindlasti. Kõigi meeste märgunistus on see Yellowstone'i see ripp. On niisugune ehe mees,
tapab, teeb, laseb, pumm, kõik teeb ära, vaata. Google kalender soovis mulle õnne just. Tänane päev on korras. Saad vana soppa minna või? Saad vana soppa minna? Tšau! Come on. Come on. Normaalne. Kolmkümmend ei ole lihtne. 30 ei ole lihtne. Kas teeme musi ka elad ära? Teeme musi ka. aitäh, töödel vaata. Aitäh. No, palju õnne. Aitäh. Distsipliin viib edasi. Kõigepealt võtame Fit 360 teha väikse energiajoogi sisse, siis tuleb elu sisse, siis hakkame asja ajama. Pere siis vend, vanemad, naise ema, mul väga hea sõber Rivo Saks oma perega ja hea sõber Lauri oma perega tegid mulle siis, Emily J tegi mulle laulu. Väga, 3 minti, ma hiljem lasen natukene, mõne lõigu, just sain kätte selle, ta panen natuke kohe siis juba. No nii. Sündinud 96. Ei teadnud keegi veesis, kui kaugele ta teevi. Läbi tule ja läbi vee, ikka unistuste poole. 3 minti pikk. Nimed ainult ajaloosse, kuigi seisad juba tipus, on siht su silmes veel kaugemal ja seepärast teama pead. Ükskõik kus oled sa, meie peale loota saad, Maikel või snaiper, ei sinna murda saa. Nagu mingi osa inimesi räiget respekti, kui sa ütled välja oma unistusi ja eesmärke, aga mingi osa inimesi tahab kohe tõmmata su eesmärgid ja unistused maha nagu. Näiteks kõige lihtsam näide ongi minu puhul. Ma olen, ma tahan UFC-st saada. Ei, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Käib, vaata oma vanust, vaata. Ei, see pole võimalik. See ongi nii haige inimeste puhul, et tahetakse nii ruttu maha kanda. Ei taheta kellelgi oleks unistused eesmärgid ja eriti nagu eeslastana ka nagu. Ei taheta üldse öelda oma unistusi eesmärki väljas. Kardetakse, et kui ma ütlen välja, et täide ei lähe, siis on perses nagu. Siis on kohe perses nagu inimesed põhid matavad mind elusalt maha vastu, aga tegelikult ise, kui see unistus ei täitu kunagi, siis see teekond, mis sa unistusel tegid, on ikkagi nii palju kuradi võimsam, suurem ja sellel on ikkagi nagu, see ei ole see, sa failisid. Sa tegid võib-olla 75% ikkagi sellel teekonnal oli mega oluline, sa õppisid mega palju, said sellega mingi mega kogemused, tutvused, mis iganes nagu, see on juba nii suur asi, see on rohkem kui kuradi ma ülejäänud, ma ei tea, 90% inimesi oma elust teeb. Selles mõttes see ongi nii haige, et inimesed tahavad nii ruttu maha kanda, aga tegelikult tuleb unistada. Need, kes ütlevad oma unistused välja, need kipuvad need täide minema. Need, kes ei ütle välja, ei julge öelda oma unistusi, need ise ka ei usu oma unistustesse. Nii et öelge välja, usko oma unistustesse ja nii need lähevad ka ainult täide. Kui sa hoiad enda moka taga, et sa mõtled, et näed, ma ei ütle kunagi välja, ma tahan, aga ma ise mõtlen, ma tahan UFC-st saada. See ei täitu ju kunagi. Sa võid ütlema kõva häälega välja, siis see on seal ja sa teed selle ära. Nii et näeme UFC-s varsti. Läbi tule ja läbi vee, ikka unistuste poole. Palju me teeme raunda?
ja lukk toimis. mingi periood, ma ei mis mingi periood, see on iga õhtu nüüd vahetan mingi periood, aga see on iga õhtu panen mingi paki alla endale, ülihea lihtsalt. Ma terve päev kannatan, õhtul söön pakki kummikomme. Mul oli mingi periood nii, et ma ärkasin öösiti kell 3, lähen kusagil tunnen, täitsa pikk kõht on nii tühi ja ma hoidsin kapis endale batoone. Ma hoidsin kapis batoone endale, saad aru, siis ma võtsin batooni, silmad kinni. Sõin, ära tundsid vaid pool, davai. Tõmbasin lonksu mingit vett, magama, viimased ampsud närisin veel voodis, siis jäin magama. Ja niimoodi panin mingi 2-3 näed, mõtlesin, okei, kuule, see on veits veider juba. Siis ma ikka proovisin nagu, et ei söö või midagi, aga siis läks üle. Aga mingi periood kogu aeg. Alati on nii, et kui mingi asi on, mingi aida ongi, õhtul on pidu, vaata möllata mingi asju, siis alati päev enne üli crazy, kuradi pead siin-seal olema, käima, tegema. Eile ka koju jõudsid alles kuradi, ma ei tea, 12 ajas veel juuksed ära, habe ja veits vaja timmida. 100 asja, jälle mingi üks läbi magama alles, kogu aeg niimoodi. Julm raisk. Sul on lapad olemas? Ja. Lapad, kalpid sa ei võtta? Ma ei võtta, ma võtsin suured kikiomad ja keha. Ma ei hakanud võtma seda kalpi oma. Tarva kui kalpi pesta. Võtad lihtsalt? Täiega sisse. Sina, ma oleks teinud korrakult paidi ja mind tusutamist ei ole seda. Hugo tule siia. Annan kukane korralikult. Uute püksega arvesta. Kui hakkam sa võtan ära. On kohe ringis. Mida ta räägib sulle? Tahab kindlust saada. Küsib palju, ma paiksen mingi süksust. Ei ole! Kogu aeg. Ta on nii pabinud juba, et sul ei ole. Kuidas tunne on? Tšau. Normaalne, kui aegtama praegu pole, mis saab. Ära karjuda. Eile tegime eile taarisse ja nad kolmasid mängis, siis õhtul siin väljas. Muu ma ikka kain, aga muusika mängis. Rääksin nii kõva häälega ja juba võtsis. Täna on siin korda õhtul ka laulu karjun ja vittus. Ma mõtlesin, et sa ei tulegi lõhka. Kuulasid laulu? Jaa, ma räägin. Kas sa seda Rukki-laulu tead? Ma tean seda. Arrest me, but make it sex. Jaa. Tere, see on kõva. Davai. Hugol on hea tuhk, Hugo on noort, on väga kait, mida on näha. Hugo on palju arvanud, Torpsiga teinud 8 palju. Põnev. Rohkem mängi otsi, peted sisse, frontkikid, kontrapõljatused, tuleb päris hästi põlv välja päev. Torpsi tuleb peale, kägi aitas põlv, klintšist eemal, näiteks mingi haiget kärgi, haiget tuleb ka väga hästi. Jalgu, kikkema ja hakata loopima ka nüüd rohkem juba. Tehta ühe lapa veel, siis kerge klintš, siis saame veel lapad teha. Torps! Tubli. Need kohad. Kui Torps viskab mulle jala. Põks. Kui lööd siit ära. Põmm. Kohe hai järgi. Kui püüad jala siit. Hopp. Viska ära ja põmm kohe. Või ongi, kui siit, kui lööd, siis ongi kohe. Põks ja hai järgi. Astudki läbi ja kohe hai lõppu. No eratreenerina ma arvan, ma olen siuke eratreener on üldse siuke asi, kus sa pead olema nagu mingi määral karakter, nagu sa pead olema ükskõik, mis sinu elus nagu toimub, sa pead nagu trenni minna, sa pead olema nagu hästi siuke elav ja rõõmsameelne ja siuke, saad nagu valmis möllama, sa pead olema selline, kui see inimene tuleb eratrenni, ta maksab sellest, et tema jaoks on see võib-olla päeva nagu, ma ei tea, hetk, kus tema saab nagu relaxida ja olla nagu vaba ja siis, kui sa lähed sinna oma mingi sita tujuga, no see ei ole võimaks, see ei ole jätkusuutlik ja ma arvan, see on nagu hea asi, mis mul on, ma suudangi olla elav ja väga inimestega suhelda. Meil on jab low, jab low kõik, meil on jab inside, vaata inside'i puhul, kuidas mu jalg on, kui ma löön jab, inside näed, keha, puus, kõik on ühel joonel. Nüüd meil on inside jab veel, eks meil on inside'i ja kukun jabiga ette. Ja siis meil on sirge ja tagumine low, eriti selle harjutuse puhul. Aga kõrgemal inside sisse. Kristjan, et palju parem meeldib, kui sinu peal ette näitan asju, mul tundub nagu. Tegi keskendud palju rohkem nagu. Ain valis 2 päeva õigest särkid, kaamera tuleb ka märkid. Valmis teine paariline. Aga ma olen ka nüüd eratrenni kõvasti maha tõmmanud selle sama põhjuse pärast, et see lihtsalt võtab väga palju ära nagu ja ma olen olnud kõvasti vigastusega kimpus ja lihtsalt see ei ole jätkusuutlik sportlasena, et ma olen 30
ja pean hakkama natuke nagu mõtlema, see lihtsalt ei ole reaalne, see maht, mis ma olen teinud oma kehale, see lihtsalt annab nüüd natuke nagu märku. Aga treenerina oma klubis ma arvan, et ma olen piisavalt karm, piisavalt mõistlik ja piisavalt siuke nagu inimene, keda kuulata. Tule siia kalliga. Naudi. Fookus. On vaja säilitada rahu. Käed ilusti ülesse. Ta tuleb suurte haakide, ta peale tulla sulle. Tahab suuri haamreid lüüa sulle. Käed ilusti kaitsesse. Sa lööd ilusti low, front kick. Vahel front on liiga lähedalt, sa lööd talle peaaegu munadesse. Mine hakkas middle kick või siis juba põlv. Kätega rohkem tööd on vaja. Ma vajan käsi jalg ja ma vajan kätte, et sa lööd talle pihta, mitte siis õhku. Matši võitis ringi punane norm. Come on, guys. Tubli, jääb pait, tubli poiss. Tubli, lähme võtame asjad maha, tubli poiss. Ja. Nii, üks asi tehtud, ruttu koju, riiete vahetus, nagu ikka, amatöörfaidid, alati hullumaja, kes käinud on, teavad, et siin on kaos, kõik vennad keerutavad, pööravad, möllavad, et täis emotsioone, aga poistel hea tuhh edasi teha. Ja nüüd läheme peole. Nii, meie poiss Maicel Astor, 30 pandi tasku. Uuel aastal uue hooga, täna Maicel kukkus jooma. Võite meeldib tähistada tal, isegi kui terve matsi on ta all. Kummikommid ja veidrad plätud, hertsik sai Elpsiga näkku. Oled hea sõber ja kõva mees, varsti näeme sind UFC-s. Andke kuuma, jooge, sööge veel. Nii kaua, kui krediit täis saata, siis maksta ise. Storm ütles mulle, keegi ei jaksa joota Tanel Viiki Prime'is 3 päeva. Tavaline ettevalmistus on üpriski nagu kõigil teistel, koosneb siis erialastest trennidest, boks, püstivõitlus, lukumaadlus, maadlus, üleüldine MMA trenn, jõutrenn, eraldi vastupidavustrenn, et suht sama tüüpi nagu ikka, selles mõttes, et midagi uut leiutama ei ole hakanud. Meeldud trenne pole muutnud mingi vastase pärast, pigem oleme keskendunud minu arengule ja üldiselt ma ei ole väga palju, ma olen vaadanud vastase videosi, aga ma väga palju ei ole süvenenud, pigem keskendun endale ja enda ettevalmistusele kui nii palju vastasele, et aga muidu jah, esmaspäev, kolmapäev, reede hommikul teeme MMA-d, siis seal vahepeal teen mingeid boksi, jõudu, no nii ta lähebki, et selles nädalas ikkagi siuke üle ei taha panna, aga siuke 9-10 trenni tuleb kindlasti ära. Oleme praegu just lennujaamas, et lennata Ameerikasse, Miamisse, kus on mul 2 nädala treeninglaager siis maailmakuulsas Kill Cliffi saalis, nii et 2 nädalat kõva andmine. Kopenhaagenis 1,5 tundi, siis Kopenhaagenis 2,5 tundi ja siis 10,5 tundi Miamisse, nii et jõuame õhtul kohale Miamisse kuskil 18:35, siis vaja auto võtta, sõita tund aega veel Floridasse, nii et korralik trip, no vaatame lõpuks kohal oleme, siis homme hommikul vaja trennis olla, nii et loodan, et läheb kõik sujuvalt ja ei ole mingeid
tagasilöök, et kohver ei kao ära või muud jama, mida meil on juhtunud juba korra. Loodame. Treener on hollandlane, üks treener on hollandlane, siis on mingi on ameeriklane ja nii edasi, nagu mitu enne treenerit. Aga põhivend on hollandlane. Kirjutas talle Instasse, me tahaksime tulla, siis ta ei vastanud alguses, ma kirjustasin uuesti, siis ta vastas, et tule. See oli mingi novembris, oli esimene. Ma kirjustasin talle uuesti, kui me ostsime pilet ära, siis ta ei vastanud mulle, ma kirjustasin pühapäeva uuesti talle, kuule, me tuleme, mis kell kolmapäev trenni, ta ütles, et tule 9.30 kohale, et siis räägime. Prolli käib nii palju nii seal vendasid läbi ja nagu selles mõttes, et ma ette paljudele inimesed kirjutab, kas saaks trenni tulles kunagi inimesed kohale ilmun ja ma üldse nagu ei imestata, ei vasta. Aga nüüd vastas vaatan, selles mõttes nagu muidu mu plaan oli, me lähemegi mingi 9 saali ette, passime nii kaua treener tuleb, siis saame saali nagu. Me teeme üksteist väga pikalt tegelikult, aga me ei ole kunagi nagu niimoodi suhelnud võib-olla. Eesti on suga kurnatiik on, ikka kõik teevad kõike. Aga kui me nüüd koos MM-ad teeme, siis need laagrid ja kõik see koos olemine, et me väga hästi klapime. Et meil on suht sarnased iseloomujooned mingil määral. Ja see on meid nagu väga kuidagi lähedaseks toonud, et meist on väga sõbrad saanud. Ma sain endale uue kohvri, siis ostsin endale selle ka, vaata. Michael Astor, business, väga ametlik, Estonia, Tallinn. Naine kirjutas, mul ei ole nii ilus käekiri ausalt. Naine kirjutas selle. Ma olen palju asjalikum, ma täiskond inimene, sain ikka 30. Ei saa enam vanema kohvriga käia, võtsin emalt laenasin kohvriga, ei saa vaata. Nüüd oled 30, juba enda kohver olema juba. Info inimestel, kes ei tea, siis me tulime Kristjaniga eile Ameerikasse, Floridasse. Lõin enda vasaku käe siit puruks. Põmm, uuesti kips, uuesti taastumine. Ja see oli see hetk, kus ma tõesti nagu murdusin. Vahel võtangi see ja otsisin välja, ma tunnen, et ma olen nagu poolel sees, ma ei saa seda nagu sisse. Ja nüüd sa lased lihtsalt nõksu alla ja keerad selle nurga nagu pumm.